Okei, kuna ma arvan, et minu diivan ja telekalaud jõuavad alles kusagil aprilli lõpus, maikuus, täna on alles märts, siis mina ei jaksa nii kaua oodata, mina juba tegelen sellega, et ma olen teinud kapid korda, nagu selles mõttes, et kapid puhtaks seest, siin on kõik asjad, millele ma tahan leida uued omanikud, need on nagu ära andmiseks. Siit õnneks paista see uks varjub kõik ära, aga lähme vaatame, mis seal taga toimub. Nii, ma käisin siis täna poetuuril. Uue lillepoti ostsin, natuke mulda ja kive, siis need 2 potti lähevad Saaremaale, need leiavad seal kindlasti kasutust, see on jah veel must. Ja siin on üks suur boostitellimus koduasjadele, nii et lähme avame need pakid. Nii, see on niisugune kerge kast, on ju, paneme selle siia. Aga see on juba veidi raskem. Okei, paneme siia. Kui te tahate teada, mis siin toimub, siis me just filmisime Wolti munade pühade videot siin, nii et me saame need asjad hiljem ära süüa. Esiteks, kahvlite nugade komplekt, mida mul ei ole üldse vaja, mul on nagu neid nii palju. Need on nagu sellised voolujoonelised. See on väga ilus, aga ma kuidagi lootsin, et need ei läigi nii palju. Ma ei tea, mul on selle läikega nagu, et vahel siuke läige jätab nagu mingi odava mulje. Ma ei tea, miks. Oppi kui palju plastikut. Okei, ma tahtsin sellised hästi lihtsad ja nagu earthy toonis selliseid taldrikuid, need on sellised brändid nagu Moops. Ja Boostis on Moopsi asjad jumala tihti nagu heade diilidega. Ma sain need mõlemad mingi 9 eurot soodsamalt per üks kaus ja taldrik, kui need tavaliselt on. Nii, paned niimoodi. Näevad ju palju ägedamad välja kui lihtsalt tavalised sellised konkreetsed ümmargused taldrikud. Väga ilus ja freaking raske. Ma kardan, et minu see toidunõude kapp kukub varsti seina küljest ära. Mul on neid seal nagu lihtsalt nii palju toidunõusid. Holy moly, appi! Kui mina oleksin baas, see oleksin mina. Ma ostsin mõni aeg tagasi Conventoris sellise postamendi, seal on praegu ülipalju erinevaid postamente. Ja siis ma pidurdasin põhimõtteliselt nagu Conventori eest ära sõites, ma korra pidurdasin. Ja see lendas mul maha, läks kohe katki. Mõtle, paned siia peale selle vaasi. Ma ei saa aru, kas see on lahe või? Oota, ma vaatan siit peegeldusest. Päris lahe ju. Ma ei tea, minu meelest on päris lahe. Ma ikka leian vahel siuksed asjad üles, et nagu ma olen ise ka päris üllatunud. Käime siis brändid ka üle, see on selline bränd nagu Blooming Will ja teised brändid ma vist nimetasin ära, sellepärast, et alati on nagu hea teada, kui sa näed midagi, mis sulle meeldib, et kus on see soetatud ja vahel isegi ongi see, kui see on kusagilt sold out, siis guugelda seda nime või tee sellest nagu screenshot, panen Google Fotosesse ja siis sa võid leida selle sama asja kusagilt mujalt e-poest näiteks. Mõni vaade teeb lihtsalt nii õnnelikuks. Te vist võite saada aru, et sellised postamendid ja piklikud tooted mulle väga meeldivad. Siin see ongi. See on päris suur. Oh my god, ma nii kardan, aga loodame kõik läheb hästi. Ja see kukub meil maha. Oota, Harri, see on väga õrn. Need ükski see nurk ei tohi minna kuskile vastu, jumma appi.
oota, stopp. Nii, see nagu siit ja sealt ja siit peab võtma kinni. Okei, väga hea. Mine päris. Oh my god, ma kardan. Mis me nüüd teeme? Oppi. Oota, hästi õrnalt, et ükski tükk ei tohi küljest ära tulla. I'm having mental breakdown. Okei. Oota rahu. Oh my god. See vist jõudis tervena kohale või? No vesi. Mine pekki, saad aru või? Kui lahe. See on niimoodi, et see on siit ülevalt poolt natuke laiem, mis tähendab seda, et see liistu koht ei lükka seda lauda nagu eemale, vaid see laud on ideaalselt vastu seina. Jesus, thank you so much! Siis siin on meil praegu täielik tohuvapohu. Mu idee on see, et ma võtan ära need maalid. Need on tegelikult suht coolid, need sobivad siia ja oma eesmärke täitsid väga hästi. Ja kuna mul on nüüd siuke suur lahmakas peegel üle, et siis ma ei tea, kuhu ma selle panen, kuna nüüd on siin see kummut, et siis võib-olla nagu selle peeglit tõstaks ja kummuti peale ja paneks siia nagu nende maalide asemel hoopis peegli. Tegelikult mul oli plaan ka see kummut välja vahetada, kuna see kummut on väga suur ja ta on justkui nagu fookuspunkt selles toas, aga samas nagu see ei ole minu stiil väga, ja ma olen otsinud igasugused kummuteid, sest et see kummut peab olema sama suur, see uus kummut kui see ei saa olla väiksem, sest et nagu see on üks väheseid panipaikasid siin kodus meil ja ma ei saa siia panna midagi väiksemat, sest et nagu mul ei mahu asjad ära, lihtsalt reaalselt ei mahu asjad ära, Ma ei ole leidnud midagi, mis oleks nagu parem kui see, sama suur ja normaalses hinnaklassis. Sest et see on üürikorter ja selle, et sa ei tea kunagi vaata, millal sa siis nagu jehat tõmbad, eks. Ja siis sul on nagu mingi kallis kapp, mis võib-olla sobi suuda koju, no whatever, kui cool. See on muidugi vapustav seal. Kodu on muidugi praegu täielik seapesa, sest kõik need asjad lähevad siit ära. Ma tegin siit selle kapi nagu tühjaks. Pesu kuivab, kõik on nagu, no vaadake, kõik on lihtsalt nii sussa praegu. Mulle meeldib see, et selles videos on mu kodu lihtsalt täielik mess. See kõik on võtnud aega mul nii kaua, sest et asjad natukene võib-olla venivad ja kuna ma ise käisin vahepeal reisil, nüüd ma lähen kohe uuele reisile, ma elan Tallinna ja Saaremaa vahelt päris palju. Ehk siis need ajad, kus ma olen Tallinnas, ma pean tegema kõik oma tööasjad ära, pluss siis nagu need koduasjad on ja ehk siis need koduasjad on natukene sellepärast veninud, et mul lihtsalt ei ole olnud aega nii väga seda teha, aga vaikselt hakkab nagu mingi väikene valgusvihk seal tunneli lõpus paistma. Kunagi mul jäi katuseluuk lahti, kui me läksime Harriga Euroopa roadtripile ja vihma sadas sisse ja see vihm on siia diivani peale, ma ei tea, kas see paistab ka, aga jätnud sellised nagu veerandid. Tegelikult selle saab selle tekstiilipesuriga jumala hästi puhtaks teha, aga kuna anyway ma tahtsin uut diivanit, siis ma ei viitsin sellega ise tegeleda ja ma lihtsalt panin Marketplace'i selle diivani ülesse infoga, et ma annan selle ära, tulge lihtsalt järgi ja pead ise selle pesuriga siis puhtaks tegema. Ja ma sain umbes 5 minutiga postkasti kirja, et ma tulen kohe järgigi, kui saab sellele diivanile. Ehk siis nüüd tulebki see inimene kohe varsti sellele diivanile järele ja tund aega umbes pärast seda, kui see diivan ära viiakse, tuleb siia uus diivan asemele. Ma leidsin selle diivani mööbli Aidast. See, ma ei tea, ma mõtlen, et kas ma üldse pean rääkima, milline diivan see on. Pigem ma toon selle diivani siia ja ma näitan teile seda diivanit ja ma räägin teile siis, miks see nii mõnus on. Ja ma panen selle diivaniga kaasa ka 3 diivanipatja.
panen siia need ümbrised ka peale, siis ongi need valmis minema uude koju. Me mõtlesime, et me teeme natukene selle uue diivani omaniku elu lihtsamaks ja me viime selle talleki koridori juba ära, aga mul on see uus nunnukene ju siin, mille unpackimist ma teile näitasin mõni aeg tagasi. Ja me peame selle eest ära võtma, kuna see võtab siin tegelikult päris korralikult ruumi. Ja siis need peame ka ära viima. Ma panen need siia. Issa, kui hea, et on olemas selline väikene garderoobi nukk, siis saab kõik asjad siia ära peita kiiresti kui vaja. Kas sa tahad olla kaamera poole sina nagu persega või mine persega? Nii väga kardan, et mu mingid käed nagu libisevad ära, sest alt ja see kukub katki mööda seina. Appi niimoodi see kodu näeb välja lihtsalt nagu nii väike, aga ega teate mida või? See ei olegi suur. Kui loodaga need peab siit enne ära võtma eest. Ma lükkan need ma lükkan need siia poole. Sest loodan, et põrand pole musta, et see on mingi tollu, ma ei lükka kokku. Tegelikult see ei olegi nii raske, kui ma arvasin. Mul jäeti deodorant panemata, ma ruttu panen. Oota, viime selle alla ära, siis panen. Mul hakkab nii palav, vaata. Oota, ma teen siit lahti. Oota. No, mingi... Aia! Hokkad! Ojuu, noh! Kas see on okei see ära visata? Sina mined sinna otsa. Mina mined sinna. Vaata. Me oleme ühe diivani siit Harriga kunagi alla viinud ja see oli põrguline ettevõtmine. Oota, stopp, appi, ma kardan. Appi mu ranne. Jesus. Okei. Jesus. Nii mulle meeldib see situatsioon siin. Siin on mõned koostööasjad, siis on asi, mida ma pean tagasi saatma. Siin on kohvimasin, millele tuleks täna järgi, mille ma jaagas maha müüsin. Siis ootab seal juba üle kuu aja sükke muld ja pott, et istutada ümber see kaktus. Ja see kaktus elab oma parimat elu. Ma ostsin selle kunagi IKEA-st, kui ta oli nagu mingi nii väike ja ta on see täiesti uskumatult suureks kasvanud siin. Ta nagu ei püsi hästi püsti, ma pean kogu aeg kuidagi nagu painutama niimoodi, et hakkaks uues suunas kasvama. Ja tegelikult on väike probleem, et see peegel, mis ma siia panin, see on kuldne, aga tegelikult nagu see on vaata siuke hõbekas on ja ma tahan tegelikult siia tuua ka hõbedase raamiga selliseid nagu vintage stiilis 2 nagu peeglit siia seina peale, ehk siis see style on nagu täiesti teine, mis siin sellel peeglil, aga siis ma hakkasin mõtlema ka, et mis siis. Et kui on erinev stiil, siit lugu, et päeva lõpus on see, et sa pead ka nagu riietega, sa pead asjad nagu välja kandma ja kodus ka, see asi peab sinule toimima ja kui ma seon nagu aksessuaaridega need kasvõi nagu mitu erinevat stiili oma kodus ära, siis ma arvan, et it's a win-win ja see tegelikult töötab päris hästi. Et võt siuksed lood ja laulud. Ma pole kunagi näinud oma kodu nii tühjana, siia tuleb täna uus diivan. Just mõni hetk tagasi te nägite, mismoodi me siis viisime ära selle vana diivani siit ja ma tahtsin kindlasti diivanit, kus on vaata see nagu nurga osa, ehk siis ma saan oma jalad panna niimoodi pikali või nagu, et ma saan minna ise pikali ja jalad on niimoodi sirgelt ees. Mulle meeldib vaadata filme ja sarju niimoodi mõnusasti diivani peal olles, ehk siis see uus diivan peaks seda kõike võimaldama. Ja tegelikult me vahetame välja ka selle kummuti, siia asemele tuleb samuti mööbliaiast üks palju ägedam ja stiilsem ja see on nii äge kummut ja nad ekstra tellisid selle kummuti minu jaoks, sest see oli laost otsas ja ma ootasin seda nüüd mingisugune kuu aega ja ma loodan, et see kõik oli ootamist väärt, nagu see kummut on imeline. Ehk siis tegelikult nüüd me peame ka selle kummuti lahti võtma, need raamatud ja kogu tavaarisid seest korraks kuskile mujale panema ja siis hoidma nagu põidlaid, et kõik see tavaar maub ka selle uue kummuti sisse. Alustame! Mul lemmik, kui ma leian mingid random asju random kohtadest. Ja mingi päris huvitav lamp, see ei meeldi mulle väga, aga see oli siin korteris juba enne, nii et las ta olla siis edasi ka. Ma pidin 0,5 peale panema, et te näeksite, kui huvitav see lamp tegelikult on. Ma ei tea, ta on nagu päris, ta on põnev lamp, aga ma ei tea, ta nagu... Ma ei saa tast aru. Praegu ma lihtsalt siin panen siia kõrvale. Oota, või äkki peaks selle panema siin. Oh, fuck. Nii veider, et üks osa minust tahtis, et see oleks praegu katki läinud appi ja ma saaks siia veel ägedama lambi panna. Aga kelle öelge, et ma niimoodi mõtlesin. Leidsin kunagi sõbrad sõbrale sellised marmorist küünla jalad erineva
kõrguse ja suurusega, need on päris lahedad. Ma tegelikult müün need oma Jaagas ka, need on väga-väga ilusad ja korralikult. Et kui sa tahad need osta mult ära, siis tegelikult ma olen valmis need müüma. Wow. Siit juba hakkab vaikselt looma on ja kõik on tühi, aga ma korra näitan teile vastasplaani. Ma mängin nagu ma teeks aru. Ebareaalne. Ma nägin praegust sellest kaamerast, kui suure autoga tuldi mööblit tooma. Lihtsalt ta peaaegu ei mahtu meie hoovi. Ma elu sees näinud, et nagu nii suure kaubikuga tullakse. Aga ma saan nagu šoki sellest. Ma saan võiks pole vist kunagi nii suurt autot näinud. Aga meie hoovis see auto. Seda ma tahaks näha. Nii. Ossaraks. Oi, kui tore. Siin on nagu väike missivõistlus mul, siin on veel IGE need põrandaplaadid, siin on ka veel mõned IGE tooted, siin on mööbliaid ja asjad. Ehk siis juba hakkavad asjad kogunema ja vaikselt hakkab paistma see aeg, kus ma saan need asjad panna kokku ja juba kodu stiliseerida. Oleme siia või? Oh my god, see oli nii lihtne. Kui äge! See on liiga lihtne kõik. Mine metsa. Tuleb proovi. Kuule, ma saame siin kahekesi. Kuule, vaata musi. Tule siia. Ma saab siin kahekesi olla, mine metsa. Oota, kui mõnus. Ma mõtlesin, see on nagu ühele inimesele. Oota, mina tavaliselt siin niimoodi. See on ka väga hea. Mulle meeldib siuke tugev käetugi. Mulle meeldib need nagu lidrud. See on väga hea. Ma saan siin kätt hoida, kohvi juua. See on nagu ideaalne. See on ideaalne. Vaikselt saame teha tunde kätte, käed arvab ära ja siis... Võiks teha siin praegu. Vabalt langema. See on muidugi. Raske, see on nii väike. Et lõigata nagu see siit läbi ja siis saab nende külge panna. Ma tahtsin vaadata, kui kõrgel sa tahad, kui tihedalt kokku kõik saab muuta. Ma leidsin need jalad väga ideaalselt sobivad siia, et saab siin nüüd muuta. Kuule, aga minu meelest see kõrgus on väga ideaalne ju. Ja vaata, kuna siit on lihtsalt see on katki, siis võib-olla selle osa keeraks üles poole. Aga see on nagu ainuke asi. Selle on üks omalus küsida. Jah. Õige aeg vaadata, et kui tihedalt, siit ta peab jääma sellest mööda. Ja, see on väga okei. Aga ma mõtlen, kas siia äkki paneks lihtsalt kokku need kaks niimoodi. Aga ma ei tea, kumb nagu parem.
ei tead, vahe oli vist ikka parem, isa. Vahe, oota, jah. Vahe on parem küll, sellepärast, et siis ta on nagu rohkem nagu 2 tükki praegu, muidu see justkui tunduks nagu 1 tükk, et kuidagi siis ta ei matchi nii hästi. Nii. Oo! See on mega ju! Saab jõutada nüüd selles suunas. Issake lahe!